ma arvan, et minu tüüp on selline intelligentne, haritud ja ka kindlasti sportlik. Päeval saaks jooksmas käia temaga, õhtul teatris ja siis veel õhtul pokaali veini kõrvale tarka juttu rääkida. Täna vaatame, kummaga neist tekib tal klikk. Mina olen Aleksandria, ma olen 21-aastane ja pärit Tartust, ma olen maatüdruk, päris aktiivne, sportlik, julge neiu. Mina olen Liisi, elan Pärnus, olen 18-aastane, tegelen muusikaga ja hetkel teen äriplaani, et alustada oma esimese ettevõttega. Esmamulje järgi tunduvad nad mõlemad ju täitsa toredad inimesed. Aga kõik, kes on kunagi tutvumisäppe kasutanud, teavad, et eelkõige loeb välimus. Kohe saadavadki osalejad endast kõige ilusama pildi. Okei, kumb sulle rohkem meeldib? Ilus punapäine tüdruk, ninaneediga, see mind ei häiri, avar särk on seljas, näeb muidu kena välja, et läheks välja küll. Isegi Tinderis näitada. Särava naeratusega. Ma siin vaatan, et kas tüdrukul on kuidagi kihlasõrmuse sarnast midagi, võib-olla lihtsalt sõrmus. Eks meil kõigil ole ju sõrmused. Läheks sammuti temaga välja, kui oleks võimalus. Et kumma me nüüd valime? Ma valin selle. Olen valinud. Jah. Okay. Nüüd aga vaatame, kas tal ka päriselt sama inimesega klikiks. Pimesi. Jututeemad oleme välja mõelnud saatetiimiga, sest ausalt, ma olen elus käinud nii paljudel kohtingutel ja kuulnud sõprade jutte ja lugenud ekspertide arvamusi ja selle kõige põhjal oleme välja mõelnud, ütleme, kontrollküsimused, mille abil saab väga lihtsasti selgeks teha, kas inimesega klikib või ei kliki. Need küsimused on siin. Nimeta 3 asja, millega sa ei suudaks partneri puhul leppida. Kindlalt ei tohiks olla minust lühem. Kui pikk sa oled siis? 1,80 m. Ma olen 1,88 m. Siis ma väga hästi. See, kui tal ei ole elul mitte mingisugust pointi või mõtet, et ta ei ürita kuskile jõuda. Kasimatus on selline asi, mis on väga suur turn off. Habena ajamata. Näiteks jah. Või selline, jah, kui ta ei hoolitse enda eest. Vaiksed inimesed ka väga ei istu, sest et mulle meeldib ikka rääkida mehega, kes räägib ka, vaata. Ja siis tal peab olema huumori meile ka, sest et ma ei viitsiks passida kodus inimesega, kes pulli ei tee. Kui ta ei fiili sporti, siis see on minu jaoks väga suur miinus, väga suur. Kas sa fiilid sporti? Fiilin küll. Teen surfilaagreid, surfan, siin on purilauda, koolitusi ja kui suvehooaeg läbi saab, siis mulle meeldib orienteerumas käia ja lihtsalt jooksmas käia. Vau, nice. Tundub, et jutt sujub, aga mida nad mõtlevad? Kas sa oled endast kunagi kellelegi alasti pildi saatnud? Jaa, olen. Täiesti alasti ei ole. Minu arust pigem on see, et tule ja vaata, kui sul see, mitte kui sul selleks võimalus on, kui ma selle võimaluse annan, mida ma üldjuhul ei anna. Aga mina seda ei poolda, et alasti pilte saata. See oli ikkagi kindel inimene, kellega ma olin 5 aastat koos ja kuna meil oli kaugsuhe, ma saatsin talle endast alasti pildi, aga see ei olnud selles suhtes, ikkagi seal ei olnud kõike näha. Kui sa ette kujutad, et ma ei tea, ma seisin lihtsalt täiesti paljalt, mitte midagi ei ole kaetud, siis see ei olnud päris nii. Et päris igaühele
Tinderis või Instagramis ei saada? Ei, kindlasti mitte jah, ma tean oma väärikust. Ma tahaksin küsida sinu käest ka. Küsi. Kas sina oled midagi sellist teinud kunagi? Jah, olen küll samamoodi, et on küll kaetud peale dušil käiku, vaatad, et oled trennist just tulnud, endale ka meeldid ja siis oma tolleaegsele tüdruksõbrale saatnud ka. Okei, see on okei. Ma arvan ka. Kas reede õhtu klubis või hea seriaaliga kodus diivanil? See täiesti oleneb. See oleneb mu tujust, aga tegelikult see oleneb seriaalist ka, milline see seriaal on, et kui see on tõesti hea, siis ma võin nädalateks ära kasutada. Aga kui see on selline periood, kus ma olen siuke, kes tahab hästi palju väljas käia, siis ma võtan sõbrad kaasa ja lähengi välja. Mis su lemmik ööklubi on? Tallinnas ma ei ole ööklubides väga käinud. Nii et see nimi, ma arvan, ei ütleks sulle midagi, kui sa just Pärnu ööklubides ei ole käinud. Ühes olen. Kas see oli Sugar on Pärnus või? Ja, Sugar on Pärnus. Ja. Seal oli päris pull. Ma pigem olen viimasel ajal selline kodusem. Ma ei joo alkoholi. Ei tunne enam nagu viimasel ajal vajadust käia kogu aeg kuskil klubis. Et oled vanaks jäänud? Ma ei taha öelda seda. Aga lihtsalt teised huvid võib-olla. Nagu olen hindama hakanud nagu teisi asju. Mulle meeldib klubides käia. Mulle nagu peale gümnaasiumi lõppu ma nagu ei leidnud pointi sellel, aga nüüd siin ülikooli ajal ma olen leidnud, et klubid on nagu tegelikult täitsa tore koht, kus saab reede õhtul kella 5 tantsu lüüa ja tegelikult mulle nagu täitsa meeldiks. Et siis sina gümnaasiumi ajal pidudel ei käinud väga? Ei, ma olin see nohik, kes mängis kodus arvutiga. No mul oli vastupidi. Et siis minul on see aeg vaikselt juba vist möödas. Et sai noorena normaalselt möllu pannud. Lase mulle ühte laulu, mida oled viimasel ajal kõige rohkem kuulanud. Ainult üks vaginaalne kanestamine eeldab sümptomid ja Vabandust, sorry! Oota. When you're tired, when you're lonely, can just reach out and on. Ma lasen sulle lõiku hoopis enda laulust, sest et ma teen muusikat. Võid osta Bemmi, võid osta Jebi, kuid nii sa elus austust välja ei teeni. Asi on läinud tõesti üle piiri, süda klopib see sadane liini. Lähed närvi, kui kodus ei viibi, magan päeval ajad taga vampiiri. Kuule sina ja keela mind, kõige eest tuleb maksta hind, küll karma leiab sind. See oli hirmus. Üks väheseid Eesti naisräppareid istub siin teisel pool ilmselt on. Ma olen küll laulumees, aga mitte siuke laulumees. Mis stiili sa teed? Ja ma rääkisin sisse ennast. Kuna ma kuulun üliõpilaskorporatsiooni, siis seal on sellised õlle kõrvale sellised meeste laulud, küll on mingid Kaitseväe rivilaule, küll on mingeid Kaudaamust, et päris mingit, no loomulikult ma võin räppi kuulata, aga ise ma kindlasti ei räppi, see ei tule mul välja. Räpp on neile, kes ei oska laulda. Ühesõnaga, et sina siis oskad laulda? Ei. Ma võiks tund aega veel kuulata. Nii. Ta võib-olla mitte kohe minu stiil, aga tegelikult nagu kuskil jõusaali või jooksma minna, siis võiks selle peale küll panna, et ei ole enne seda lugu kuulnud, aga võib-olla jagad mulle pärast seda nime, et saan veel kuulata. See on täpselt siuke lugu, kui ma lähengi trenni, siis ma paneks selle laulu tööle ja teine situatsioon, kus ma seda lugu kuulan, ma lähen rooli, ma panen selle laulu mängima, panen põhja lihtsalt muusika, aken on veits lahti, õues on soe ilm ja lihtsalt nagu see on nagu mega hea lugu. Nii. Kas sind on kunagi vallandatud? Ei ole. Jaa, ma magasin sisse päris palju. Ja aga tavaliselt ma olen ikka ise ära tulnud. Mulle ei meeldi 9-5 tööl käia, ma lihtsalt vihkan seda ja nüüd ma sellepärast alustasingi ettevõtlusega, et ma ei peaks mitte kunagi tööl käima. Kuidas sinuga lood on?
ma olen täitsa korralik ja mind ei ole kordagi vallandatud. Aga küsiks, millega su ettevõte tegeleb? ma alustasin väikselt, ehk siis ma teen hästi välismaa populaarsest kaardimängust Eesti versiooni. Cards Against Humanity. Keegi ei tea, olen mänginud. Okei, väga hea. See on absurdne mäng ja see on hästi ropp mäng ka. Ole midagi hullemat kui keegi, kes oma eelmisi suhteid kirub. Ütle pigem paar positiivset asja oma eelmise partneri kohta. Ta õpetas mind väga palju. Ta oli väga vastutulelik. Ta andis väga palju hingamisruumi, mis on minu puhul nagu oluline. Et ei olnud 10 küünega minu küljes nii-öelda kinni, vaid mõlemad saime teha oma asju. Ta oli hästi ambitsioonikas, see mulle meeldis. Et kogu aeg üritas elus edasi nagu liikuda. Ta tolereeris kõike. Hea inimene, kellega rääkida, vaata. Kui sul oleks jäänud elada veel ainult 1 aasta, siis mida sa enda elu juures kohe nüüd ja praegu muudaksid? Issand. Kindlasti ma ei oleks enam nii laisk, ma ei laseks oma ellu mitte ühtegi sellist päeva, kus ma lihtsalt passin kodus ja vaatan mingit sarja, vaid ma reaalselt teeks kõik need asjad ära, mis mul nii-öelda bucket listis on ja üritaks selle aastaga saada veel õnnelikumaks, kui ma olin ja jõuda ka kuskile. Ja ma tahaks räigelt reisida, aga nagu see ei ole hetkel võimalik. Ehk siis see on nagu reisimine on olnud asi, millest ma nagu tunnen puudust. Ma tahaks täiega nagu näha maailma, aga seda on kuidagi nagu vähe olnud, sest ei ole kuidagi võimalusi olnud või ei ole aega olnud või siis nüüd on selline olukord, nagu ta on. Ja sina? Mis ma teeksin? Ma ilmselt, ma käiks veel Erasmusel 1,5 aasta kuskil Portugalis või et see Erasmuse elu on lihtsalt nagu sa reisid, sa paned pidu, sa näed uute inimestega, sa elad teistsugust elu, et oleks oma sõpradega veel rohkem, kui ma praegu oleks ja perega siis veel rohkem. Ja. Nonii, kumma kandidaadiga sul parem klikk tekkis? See esimene neiu ütles, et otse ära, et ta on sportlik, teeb trenni. See, et esimene trükk tunnistas, et ta klubides ei käi ja alkoholi tarbi. See võib-olla tõmbab natuke seda vaibi maha, et tahaks ise veel klubides käia, tantsida, pidu panna. Teine trükk rääkis, et ta alustab oma ettevõttega, et ta räppi tegi. See oli väga lahe. Ta tunnistas ise ka vahepeal, et ta on siuke laisk ja et magab sisse ja jutu põhjal valiks esimese tüdruku. Nii tore! Aga kas ta eelistas sama inimest ka pildi põhjal? Ei ole päris see. See, kelle ma pildi põhjal valisin. Ouch. Tere, ma olen Mihkel. Tere, ma olen Aleksandria. Tere. Saan peksa su käest nüüd. Ei. Igal inimesel on oma maitse või nagu... See oli pigem suke kulli kirja, aga pilt võib öelda rohkem kui 1000 sõna, aga eks ikka näost näkku suhtlemine annab 10 000 sõna. Ja nõnda võibki vahel juhtuda, et välimuse järgi valime ühe inimese, aga tegelikult tekiks klikk kellegi teisega. Siit ka soovitus. Ärge takerduge tüüpidesse. Maailmas on põnevaid inimesi nii palju. Et lähme välja mingi aeg. Teeme sporti koos. Ei, trenni võib koos teha küll, jah. Aitäh, et vaatasite ja järgmise korrani.